Nii, tulin just taskurimist, mis on mul siin selja taga, ja juhtus midagi ülimalt kummalist. Ostsin talle süüa, mis ei ole kummaline, aga tegin arve niimoodi, et läksin sinna iseteeninduskassasse, tegin arve niimoodi, et maksin osa Rimi rahaga, et saaks nagu võimalikult täpse summa, kui sularahas maksta, ja sain siis lõppvastuseks pärast Rimi raha maksmist 25 eurot. Panin masinasse 50-eurose rahatähe, masin sülitas välja tšeki ja seejärel andis ma tagasi 20 eurot. Ja minu arvutuste kohaselt 50 miinus 25 ei ole 20, jah. Tähendab, ei ole 30. Et ühesõnaga, mina maksan 25 ja kui ma maksan 50-se rahatähega, siis ma pean tagasi 25, jah. 2 korda 25 on 50, jah. Aga mõtlesin, et okei, see on väike probleem, ma ütlen neile poetöötajatele, seal kedagi ei olnud ja parajasti mingi turvamees istus nende iseteeninduskassade kõrval ja ma ütlesin, vabandage, et nähvas enne mind kunud, et kohe müüa umbes hästi vihaselt kuidagi nähvas. Ma saan, et on väsinud ja pikk päev, aga klientide võiks natukene viisakalt öelda. Et müüa kohe tuleb ja aitab teid ja niimoodi. Ma olen ise ka klienditeeninduses töötanud noorena, et ma ei ole kunagi niimoodi klientidele nähvanud. Aga nojah, võib-olla on raske elu. Ja siis tulid inimesed ja muidugi, kes pidi siis kaamerad hakkama vaatama turvamees, on väga hea, et need kaamerad tegelikult on, sellepärast, et kindlasti on selliseid petiseid ka, kes ju petavad rahaga ja siis on hea, et nad saavad kaameratega vaadata, see on väga hea, aga nad tegid seda kuidagi liiga kohmakalt ja kaua võib-olla natukene ja asi ei olegi tegelikult selles rahas, ma isegi vahepeal mõtlesin, et kingin neile selle 5 eurot ja kõnnin minema lihtsalt. Aga see oleks ka kõige ülbe tundnud, aga panin mind mõtlema, et mul on need kaks eraldi eksistentsi, et selleks, et ma saaksin teatavaid elu mõnusi nautida. Peame elama tavaelu sellist tuhkatrinnu elu ja siis on aeg-ajalt sellised punktuaalsed momendid, kus ma olen natukene teistsugust elu. Ma hakkasingi mõtlema, et nende teistsuguse punktuaalsete momentide all, ma ei tea, kas 5 eurot oleks siis raha või ei oleks, pigem vist ei oleks. Jah, see on nagu, praegu on nagu, kui sellised asjad tekib selline ebamugavustunne, mulle tegelikult Rimi tasku on mu lemmikpood Tartus, aga praegu tekib selline ebamugavustunne, et ma ei tea, kas ma lähiajal seda tagasi tulen. Võib-olla võtan paar kuud nüüd pausi sellest poest, käin kuskil mujal. Niimoodi ikkagi ei tohi, nii ei tohi. Jah. Et asi polnud nagu selles protsessis, protsess oli kõik õige. Nii peabki, eks ju, aga asi oli selles, et kui ma midagi ütlen, siis natukene kena võiks olla millest. Ei pea olema nagu ülemäära kena, võib-olla ka selline rahulik, neutraalselt kena. Aga niimoodi, et nagu nähvata ja niimoodi ja ma ei tea, see nagu ei lähe teps mitte. Aga jah. Kui ma elan seda punktuaalset teist elu, näiteks käin mõnikord lähen mõnda, ma ei tea, ilusa reisile või lähen mõnda uhkesse restorani sööma punktuaalselt, siis ma ikka korralikult joot raha ja tavaliselt ikkagi rohkem kui 5 eurot. Jah, siis mõtlen, et siis aga ma pean elama praegu tuhkatrinna olla sellepärast, et ja see oli minu raha. Jah. Aga ilus õhtu on täna. Nii et ei tea, millal mul see halb tunne hingest nüüd ära läheb. Niipea kui ta ära läheb, ma saan taskurimist tagasi minna. Kui ei lähe, siis tuleb pausi teha või mitte enam sinna minna. Aga olgu.